Üks kõige suuremaid komistuskivisid, mida ma noorte ettevõtjate seas näen, on shiny object sündroom. Kui sa leiad mingi uue võimaluse oma elus, näiteks mingi uus, ma ei tea, ettevõtte idee, uus mingi ärimudel, mille sa avastad, siis seal on alati kogu aeg täpselt sama protsess, et kuidas see teekond taast välja näeb. Näed näiteks YouTube'is, et kõik need noored inimesed teevad selle turundusagentuuri ärimudeliga mingi 10 000 eurost kuus. Sa ei tea täpselt, kuidas nad seda teevad, optimistlikkus on nagu suur. Teine etapp on see, et sa reaalselt hakkad seda turundusagentuuri tegema ja sa hakkad vaikselt aru saama, et see ei olegi nii lihtne, kui sa võib-olla arvasid, ja takistusi on tavaliselt palju rohkem ja edu tuleb palju aeglasemini ja seda tuleb palju vähem, kui sa võib-olla alguses arvasid. Mingi hetk sa käid selle ettevõttega seal madalpunktis ära, kus kõik tundub väga lootusetu, ei tule raha, sa oled vaene ja ei näe kuskilt seda tunnelivalgust sisse tulemas. Siis see shiny object syndrome ongi see, kui seal madalpunktis sa leiad endale uue selle asja, mida sa ei tea, kuidas see töötab, aga jälle, et kõik teevad sellega palju raha. Ja lihtsalt jätkake samamoodi, mida te teinud, lõpuks te lööte selles läbi.